Tere lugupeetud, mina olen Janno Seeder, olen koolitaja ja tahan teile rääkida paarist asjast. Ja just eelkõige sellest, et kuidas me kõik, nii teie kui mina, oleme kokku pandud. Meil on teadvus, meil on alateadvus. Teadvusel on omane mõte, mõtlemisvõime, analüüsivõime, mis ja milleks. Alateadvusel on omane tunne, emotsionaalne seisund, aga siin on ka meie kõik põhiprogrammid, mille arvelt me toimetame, joonistame siia ka keha. Ja hea on teada ka seda, et tegelikult alateadvus juhib 90% protsessidest ja teadvus ainult 10%, kuigi me tihtipeale tähtsustame seda teadvust just väga. Ja enamus ajast alateadvus toimetab omasoodu, see on selline teadvustamata tegevus, andes pidevalt 24/7 käsklusi kehale ja keha selle järgi tegutseb, tegu. Nii. Ja on ju nii, et me väga tihti ei teadvusta endale üldse seda, kuidas lööb süda, kuidas veri ringleb, kuidas me hingame, aga kõik toimib. Aga paraku on alateadlikud programmid ka, mis tingivad meie käitumise, meie olemise ja tihti me ütlemegi niimoodi, et no mis ma teha saan, ma olen selline, et ma mõistusega saan küll aru, aga ma ei suuda midagi muud. Nii palju ka, et oleme eelkõige Feng Shui koolitajad ja Feng Shui põhipostulaat on sarnane, tõmbab sarnast ehk meie puhul see tähendab seda, et ega me pidevalt lähtub meist maailma mingi signaal ja see, mida me välja saadame, ühel hetkel pöördub tagasi. Ja seda me võime nimetada oma eluks, et see, mida tellid, seda saad, mida välja saadad, seda enda poole tõmbad. Ja nüüd on tihtipeale imestatud, et kui ma saan juba mõistusega aru, et ma soovin oma elus midagi muuta, teha asju teistmoodi, kas oma isiklikus elus või oma tööelus. Me käime koolitustel, me loeme raamatuid, me saame igasugust infot, erinevaid kanaleid pidi, infoajastu, aga see jääb kõik infoks, me ei suuda midagi muuta, me millegipärast ei suuda seda oma igapäevaellu integreerida. Milles siis küsimus on? Küsimus on selles, et tasub teada, väga oluline moment on see, et kujutage ette, et võt nüüd ühelt koolituselt ma sain uued töövõtted. Ütleme, et müügikoolitusel öeldi, kuidas edukalt müüa. See on puhtalt teadvuse tasand, ma saan mõistusega aru, aga miks ma ei suuda siis seda juurutada oma igapäevatöösse? Aga teema selles, kujutage ette, et võt, mul on nüüd eesmärk uue info taustal, ma olen saanud uue eesmärgi, ma tahan hakata teistmoodi elama, teistmoodi olema, aga ikkagi see ei õnnestu. Ja asi on siis milles? Tasub teada seda, et tegelikult teoks saavad ainult need mõtted, mida ma võtan tunda. Ehk need mõtted, mis ületavad tinglikult selle vahepiiri, mis on teadvus, alateadvus vahel, need, mis ma võtan tunda, kus tekivad täiesti, ütleme, teeme teise värviga, ütleme, et tekivad täiesti uued programmid, uued uskumused. Ja nüüd, kui ma olen suutnud luua alateadvusesse uued sellised tsoonid alad, siis alateadvus annab kehale sootuks teistsuguseid signaale ja sellele järgnevad ka teistsugused teod. Elu muutub. Ja millised siis variandid on? Ma kirjutan siia juurde ka seda, et tegelikult teadvuse puhul me võime öelda, et teadvus seondub tahtejõuga, tahtejõud. Ja alateadvus, see on harjumused. Ja on ka uuritud seda, et üldiselt harjumused võidavad tahtejõudu 9 korral 10. Ütleme, et see ikkagi see üks kord on võimalik, et üks viis seda piiri ületada on, kui sa oled piisavalt järjekindel, piisavalt tahtejõuline ja korduv tegevustega, järjekindlusega suudad selle piiri ületada, luua, uued alad, uued tsoonid ja siit järgnevad uued teod ja tegelikult, kui ma olen loonud uue ala, siis ka minust hakkab lähtuma teistsugune signaal ja minu ellu hakkab tõmbuma teistsugune kvaliteet, minu elu muutub. Aga teine võimalus on ka see, et kui ma koolituselt sain teada uued töövõtted, uued hoiakud ja hakkasin teadlikult teistmoodi käituma. Ehk teistmoodi käituma ja siis ma selle ahela pööran teistpidi ehk tegelikult keha hakkab teistmoodi käituma ja nii on võimalik tekitada ka alateadvusesse täiesti uued programmid.
ja loomulikult võib mõlemad kombineerida, koolituselt saame info, kasutame oma tahtejõudu, et neid asju hakata rakendama, aga hakkan ka uut moodi käituma, talitama. Nii et ilmselt igasugune info, igasugune koolitus on lõpptulemusena tulemuslikum, kui ma neid aspekte arvestan, et jah, on teadvus, on alateadvus, näeb tuleb viia koostööle ja selleks on olemas võimalused. Ja sellistest võimalustest me oma koolitustega räägime. Mina tänan.